Tere, internetirahvas! Kuidas teil läheb? Jagamisaeg jälle. Tahtsin ühte sammu, mis ma astusin, jagada. Nimelt eelmise nädala lõpus otsustasin, et peaks panema kirja enda nii-öelda, kuidas ma ütlen, kasutusjuhendi töökeskkonnas. Et oma juhtidele, kolleegidele, et kes ma selline olen, et oleks täielik läbipaistvus, avatus, ausus. Ja panin kirja 12 punkti, et kes ma siis olen. Ja mis seal kirjas ongi sellised, ma ei tahaks öelda minu kiiksud, aga minu ootused, et millised tööülesanded mulle sobivad, millised tööülesanded mulle ei sobi, mis ärevust tekitab, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi. Et ühesõnaga, et oleks kõigil selge, kellega tegemist, et what you see is what you get. Et kui kodus ma olen 100% ajast see, kes ma olen, siis võib-olla aeg oleks ka töökeskkonnas olla 100% ajast see, kes ma päriselt olen. Mis te arvate? Sellest nimekirjast veel nii palju, et ainuüksi selle nimekirja koostamine ja koostamise ajal pidin päris palju igasuguseid häbi ja hirmumõtteid peast eemale peletama. Et rääkimata siis nendest mõtetest, mis tekivad siis, kui seda jagada. Aga mis siin ikka hullu juhtuda saab? Tuleb endale kogu aeg meelde tuletada, mis teekonnal ma olen ja mis on see endgame. Et vaatame. Ja kui kellelgi on mingeid küsimusi minu perfektsionismist vabanemise teekonna kohta, siis kirjuta mulle. Et ma hea meelega vastan ja räägin siia Instagrami ja võib-olla ka siis mingit juttu, mis teistele huvi pakub lisaks sellele, et saan ise oma südant puisata.